50 on üldse tegelikult äärmiselt põnev aeg ka olnud kunstis, et seda pidi nagu natukene nostalgiliselt põnev või kurvalt põnev, et väga mitmed autorid on pidanud ju ümber orienteeruma absoluutselt teistsugustele maalilistele nõudmistele ja pigem on siis 50-ndatel nagu esile kerkiv see, kuidas maaliti. See, mida maaliti, oli ju ette kirjutatud, et need erinevad maalijate käekirjad võib-olla võimenduvad kuidagi tugevamalt, samas kui värvide maailm jälle nagu vaikib. Jah, 50-ndatest rääkides ja Eesti kunstist rääkides mulle tundub, et jällegi me võib-olla ei pea nii palju minema nendesse kunstiajaloolistesse mustritesse ja üldistustesse, vaid vaatama iga autori enda teed, sest tundub, et paljud autorid töötasid nii avalikkuse jaoks, aga töötasid ka iseenda jaoks ja tekkis selline topeltmehhanism. Et on siin näiteks Elmar Kitse, kes on, või ka Linda Kitsmägi, tema abikaasa, kes mõlemad proovivad leida ka selles väga keerulises olukorras neid viise, kuidas kunstnikuna selles mõttes ellu jääda, et kuidas oma kunstnikumina mitte maha salata. Kitse puhul me teame, ta tegi mitmeid võimutruid töid ja nii edasi, aga see talle omane improviseeriv pintslikiri, hästi kiire töötamine, millest on ta ka ise rääkinud, et ta ei taha maale konstrueerida oma peas valmis, vaid see elamus, mille ta saab enne kõike loodusest, sest ta oli väga looduslähedane inimene, et see peaks juhtima ka tema pintslit. See oli miski, mida Nõukogude ametlik kunstipoliitika kuidagi ette ei näinud, mis improvisatsioon, kontrollimatu siin, pintsel, pintslikirja iseväärtused, värvid iseväärtused, aga Kits kas või selle Tartu vaatega või ka Valgemetsa vaatega ta proovib leida viise, kuidas siis ikkagi kunstnikuna mitte ennast maha salata ja ka leiab need. Linda Kitsmägi, kellelt on päris palju töid, nüüd tema ei ole teada, et ta oleks üldse proovinudki hakata midagi väga võimutruud tegema. Tema puhul minu arvates see maaliline vabadus on kohati veel suurem. Siin eriti juhiksin tähelepanu tööle Hommik, mis on ka peaaegu täiesti abstraktne. Aga see hoog, mis seal on ja see vabadus ei kõnele kuidagi sellest ajastust, millal maal on valminud, vaid see räägibki ilmselt siis kunstniku isiklikust hingeseisundist, isiklikust loomingulisest vabadusest või ka vabaduse ihast. Kuidas täpselt sellel ajal kunstnikud selles mõttes töötasid, kui palju nad ise endale mingid reegleid pähe välja mõtlesid, millest kinni pidada, et mitte sattuda võimu silme alla, et see on eraldi küsimus ja seda ei suudagi lahendada. Aga jah, siin on ridamisi autorid, kelle puhul me ikkagi näeme pigem pürgimist isikliku maalimisviisi poole kui selle poole, et mingid ajastu nõuetest kinni pidada. Jah, just Linda Kitsmägile oleme me sellel oksjonil pühendanud täiesti eraldi artikli ja eraldi nii-öelda teostebloki, et me oleme seda aeg-ajalt välja toonud selliselt, et kui meil on üks autor, keda me tahame olulisena fookusesse tõsta ja üldse sellest naiskunstnike plejaadist kõneledes ja naiskunstnikest kõneledes, Pallase naiskunstnikest, et siis Linda Kitsmägi on seal üks äärmiselt olulisi figuure ja me tahtsime seda tema loo ja käekirja mitte vast siis ainult ühe üksiku teose läbi eksponeerida, nagu me seda seni oleme teinud, vaid tuua välja siin 7 teost kõrvuti, mis annab natukene laiema pildi autorist.